No hello, nagu te näete, oleme jõudnud siia sõidukite värvitööd, projekti autod, Kapa Motors ja keera ümber, vaata, siin on meie loosi auto on siin. 717 Machine Gun Kelly vedeleb. Tuttav numbrimärk, jah? Tuttav numbrimärk. Värsked EMI-stanged tulid meil Slämme TE-ust. Minge vaadake, saab igast ägedaid EMI-juppe. Me seekord võtsime C90-le. Meil on uus tange, küljekarbid, taga väike spoila ja need lähevad siis värvi. Ma ei teagi, Kaspar, tule siia. Meil on siin asju puudu. Kas sa tead, kus need on või? Meil on siin peaks olema ju udutuled, võred. Nad ütlesid, et neid karbis ei olnud. Ma loodan, et meil on need kuskil olemas. Okei, seda ma arvan, see on niisugune lihtne asi, mida Slämmendes küsida. Küll nad ära lahendavad. Slämmens.eu vana car styling, mis oli tegelikult ennem. Nüüd on Slämmed. Meil on nii, et me saime nüüd auto keretöödest kätte. Seal läks väga palju planeeritust kauem, kuna see uss läks, kuni siis me olime täitsa juba esiistme põhja alt ja me tahtsime ikkagi, et võitja saaks nagu kvaliteetse hea auto. Nii et nüüd on siin, auto on siin puutis, tulge vaadake. Siin on juba, Kapa on juba väga kiired käed käiku pannud. Oi. Ehk siis, kui me esimeses videos rääkisime, et auto põhja alt on väga hea, siis kui me hakkasime sealt neid katteid maha võtma, aina hullemaks läks. Põhimõtteliselt me saame ilmselt siia mingid pilte vahele ka panna, sest meil keretööde mehel kahjuks GoPro SD-kaardiga juhtus midagi, aga me loodame, et me saame mingi materjali sealt kätte. Igatahes mingid pilte me kindlasti saame. Paneme siia vahele, milline see auto välja nägi, aga nüüd on niimoodi, et küljekarbid tehti korda, tagatiivad tehti siis niimoodi, et põhimõtteliselt seesama, saab osta selle sama esitiiva, kuna seda tagatükki vist isegi ei olnud kuskilt leida, me otsisime isegi UM-ist ja Inkscape'ist ka. Nüüd esitiib, ta keevitas siia esitiiva, mis toob selle natuke väljapoole ka, nii et me saame niisugust M3 luuki siia. Ja põhimõtteliselt siis kogu auto on korra nüüd lahti käinud, kõik alt ära, kardaan, tagasild, paak ära. Põhimõtteliselt tuli siit, hakati isegi neid kerekinnitusi, paagikinnitusi, kõik asjad ehitas ta uued, kuni siis põhja alt, kuni ette välja, põhimõtteliselt eesistuja, kõrvalistuja, jalgad alla välja on uued plaadid pandud, kõik on ilusti grunditud, nüüd Kapa värvib selle üle ja kõik detailid, kus vähegi mingit roostet oli, lähevad värvi alla, siis läheb auto edasi, meil ongi 2,5 nädalat aega, Kapa teeb väga kiirelt 3-4 päevaga auto korda, siis läheb kohe auto Tallinnasse, paneme talle väljad alla, teeme hoolduse ja siis läheb juba Dirtbuster sisse, siis me lähme autole polli, kleepsud peale, toon tuleb peale. Tagant ütlen, et Stansi asjad lähevad ka veel külge. Ja suured tänud ka Stansile, Stans saatis meile kõik, ma ei tea, kas nad olid makstud nemad või? Vist küll. Ma päris kindlalt ei ole, igatahes mingid, ütleme, küljekarbi siis veel lisad ja ütleme, spoilad sinna, lipp läheb, madaldus läheb, igatahes meil on tööd, on päris palju veel teha. Nii et me teemegi nüüd kiire recap'i, me igal juhul loodame autosid esmaspäeval kätte saada ja reaalselt meil on 2 päeva, nii et me teeme 2 päevaga auto valmis, kiire mont üles ja siis saame juba täpsemalt infot anda. Ja siinkohal tahakski öelda siis suured tänud ka Kaspari keretöödele, et me peame natukene tema ees ka, ma arvan, ma ei teagi, kuidas ilusti öelda, õnne soovima, siis ütleme niimoodi, et ta võttis ikkagi meie auto vahele, sest tal sündis ka laps, nii et palju õnne, Kaspar, sulle. Ja aitäh, sa ikkagi selle kiirel perioodil meie auto valmis suutsid teha. Ja see, et mis jutuga auto tegelikult keretöödesse läks, oli siis Bremsi garaažist, kus me vaatasime, kus põhjakatted olid kohal. Natuke karpeva teha, paneme uued tagatiivad ja kõik. Aga Nii et siin on Kapal veel päris palju nokitsemist, aga näeb, lõpp on juba paista. Ma täpselt ei teagi, mis see peale läheb, ilmselt seal läheb mingi lakk veel peale ja mingi kiht veel värvi ja siis läheb ta läikima ka nagu see päris värv. Aga kui keegi teab, kui kellelgi on pakkuda head garaaži, siis kirjutage Kapale. Tegelikult võib-olla nad on leidnud ka juba, aga õnneks nad kolivad varsti Harjumaale, siis me ei pea enam üle Tallinna igal või üle Tallinna. Kellelgi on pakkuda garaaži Harjumaale, kuhu teha värvitöökoda. Või tead kedagi, kellel on pakkuda. Aga vähemalt Kapa tuleb Tallinnasse, nii et siis me ei pea enam kogu aeg Pärnus käima ja Tartus käima ja uuesti Pärnusse ja Tartusse. Ja siis on ainult Tallinn-Tartu. Tallinn-Tartu. Aga loodame, et me enam nii hullu projekti ei pea ette võtma, et autot keevitatakse 2 kuud. Aga jah, suured tänud ka ikka, ma ei tea, Kaspari keretööd,
rets, noh, mis tööle tegelikult ära tegi, see oli ikka rets, noh, lihtsam oleks olnud tuua juba uus kere, aga noh, poiss ei andnud alla ja ütles, et ma teen ära selle ja tegigi ära, nii ilus ka, et täitsa hull. No nii, igal juhul me saame esmaspäeval siit auto kätte, siis me peame selle Tallinnasse viima, eks see tähendab, et keegi peab tulema siia autole järgi. Nii et teeme nüüd uue mängu, viskame kiivuparkäärid ja vaatame, kes autole järgi tuleb. Siin kaameramees ka. Sa ei pääse. Mina ei tule. 3 peal. Nagu 1, 2, 3 või? 1, 2, 3, jah. 1, 2, 3. Mida? Ei ole. Seda Siim läheb väga hea. Sina viid. No igal juhul, Siim toob auto. Auto vähemalt esmaspäeval on Tallinnas, ilusti Bremsi juures. Nii et igal juhul bad luck for Siim ja jääme Tallinnas. Sõna mul on võti väljas, süüde väljas, auto peaks täiesti kinni olema, kuradi süüde on sees, noh. Noh, praegu ütleme toimib, nii nagu toimib, ma suretan pilli välja, võtan süüte välja, kuradi kõik tuled põlevad, noh. Vähemalt suuna tuli vist hakkas tööle nüüd, või vaheldub eduga. 50 alas praegu, näe. Ma panen sotiga sinna. Kuradi korraks oli mingi 2 minti oli signa peal. Meil on mingi minut aega. Aga ei jõudnud video peale saada, kadusis ära ka õnneks. Mingi tossu tuleb jälle siit seest. Vorm kärsakas on autos raisk. Näe, signa tuli peale korrad. Igatahes rooli alt suitseb, no. Vist on näha ka videos nüüd juba. Auto on garaažis, teine ehituspäev hakkab pihta siis. Ei ole, kuidas võtta. Tegelikult on mingi 42. ehituspäev. Lihtsalt meie no kui nii võtta, siis ma arvan, see pill on juba 2 kuud oli kevitamises, nii et mingi 75. Igal juhul teeme kiirelt. Me tellime ruttu veel, vaatasime, et kettad, klotsid, nagu ikka. Ja üks logar on ka puudu, nii et lähme vaatame ruttu arvutis, kas me saame Interist veel kella 12 ja endal jupid. Ja siis hakkame päevaga pihta, lähme toome väljad ja siis paneme edasi. Räägi rahvale, mis sa teed? Ma ei tea. Oota, lead win success. Leidis. Praegu oli võimalus, et ei olegi loosi. See tuleb raha sisse panna, enne kui hakkab asju näitama. Kes see viibat? Keegi pidi saama viibata ju. Siia. Piiks see infot tuleb. See on korras, jah? Sellega nagu oleks korras, jah. Kus sa seda linti näed? Roolame ära võtta korra. See asi või? Selle siit lahti võtma korra. Vaatame, kas külje pealt on näha midagi. Pidime tulema siia autot komplekteerima Bremis. Mitte lahti. Sa ei tulest aru vist asjast. Tooge autos, mida saab komplekteerida. Ma arvan, see lint on katki. See ei tohi niimoodi krabiseda. Aga käib ära lihtsalt või? No need 4 volti, jah. Ma arvan, siit ongi kogu see jama. Vaata. 2 korra ja see ei tohiks nii olla. Nagu kogu see jama, nagu kogu auto jama või? Võib vabalt olla kõik sellest. Päriselt või? See lint on ülioluline asi. See lint ei ole lihtsalt ju. Ei, mis sa teed nalja, et see lint seal mõjutab seda, et auto ei võta pilti ette või? No. Teeme mingi peti praegu või? Äkki mingi kaitse ka veel läbi ju kuskil. Kui ta siit suitses, näed, ühesõnaga see on mingi mögane, aga no seda on näha ju. See on siin 2 korra. Ja kus me uue saame kaarveist või? Jah, näe, siin on kood, tee pilt. Tere! Ja, sooviks roolilindi kohta küsida, et äkki teil on olemas E90 oma? E90 roolilinti, kas sul on... Mul on kood on ka, ta on mul käes praegu. Kas sul on püsikaga? Ei, ilma püsikata. Ilma püsikata, no siis vist isegi leiab. 6989557, jah? Jah. Jah, täitsa olemas sama koodi 25 eurot. Okei, siis tuleb mingi hetk läbi. Tänud. Ja võtame täna kaasa, siis ütleme leida. Jah, teeme nii, aitäh! Noh, oled valmis. Jah. Saad ma mingit pilte saatnud? Veele paradiis või?
ei no teie veiled on siin üleval muidu. Kohe räägib. Eks imestage. Ikkagi ei ole kõik tarbis. mis velg on? Mis nimi on? Style 225. Originaal. Keevitamata. Ehk siis loodi autol peaks nagu unistus olema. Aga teil on flantsi ka vaja, ma arvan. Aga ma arvan, et need koopad on lõputud seal. Ja, me võtame flantsi, jah. No taha on kindlasti, ma arvan, 20 vaja, ette võib-olla mingi 15 isegi. Ja meil on see, et meil on esitiivad keevitatud taha. Et siis on veel nagu... Läheb veel. Mis sa meile veel näitad? No ma võin teile väljaliini ka näidata siis. See on see appemasin siis nii-öelda. Ühesõnaga veil läheb siia sisse, 3 tundi peal sees. Siis värv muutub siukseks kummiaks. Siis pesed survekaga värvi maha ja siis saad üldse halja välja. Mis siin teeb? Seal on väljaahi. Veil läheb sinna sisse, kuumutud ära. Siis seal lakid ja värvid. Ja siis siin uuesti kuumutad selle värvi ja laki peale. Lebo ju. See on see, kus ju pesuri oma pildi värvis ju. Ja pesuri oma oli just seal pool. Aga kus see ahi, kus ta ahju, siin läkski ahju kuskil või? See on värvi, mis putka ja see on ahi siis. Okei. 46 mahtus ilusti, kas teised lähevad ka või? Ma ei tea. No ja vasakul on siis välja sirgestuspingid ja asjad ja refi töökoja ala nii-öelda. Aga kas kõige rohkem ongi velgi või? Mis siin tehakse või? Siin on kõik segamini. Autosi, velgi? Ei no autosi pigem väga ei tehta, pigem ongi suuremad tööstus mingi liini teemad. Minu kunagise rinka väljad on kunagi siin värvitud sinu kaudu, ma tean. Väga hästi. Nüüd Rass karistab selle eest. Me nüüd tulime loosiauto velgede juurde Harjumaa kõige suurema ja ägedama väljaärika juurde. Ta kasvult küll on pisem, aga ta on muidu suur ja äge. Ja nüüd ta näitab meile oma väljagaleriid, nagu ta ütles. Tule pilti. Tema. No väike korralagedus on, aga pole hullu. Aga mul on kohe esimene küsimus, mis on kõige kallim jooks? Praegu või? Siin jah, siin. Kõige kallimad jooksud on juba läinud. No see on kõige kallim, tonn 400. Originaal või? Jah. Aga mis on kõige kallim jooks, mis sa üldse müünud oled elus? Tonn 800 ja oli SQ8 originaal 22 tolli väljad. Aga sa ju pigem sa vist ostad korda ilusaks müüki või? Jah, pigem küll. Mis me siit kaasa võtame siis? Võtate mingi vana koolipilli, siis saab siit siuksed on ja randiga. Need oleks loosikale ka päris vinged. Mis need on kallimad kui need, mis me võtsime? Need on 1000. Nad nii ägedad ei olegi tegelikult. Aga need on 17 ka, nii et jäävad väikseks ka, ma arvan. Noh, nagu markide puhul näha on, et siin vist saab kõigile. Absoluut kõigile, jah. No Teslale, ma ei tea, no päris Daciale ja asja. Mis põhimark on? Mis põhimark on Bemmika või? Pigem ütleks, et ma ei tea, Mersu, Volvo ja siis tuleb Bembiga. Meil on Veegos siuke huvitav asi, et me näeme taga siuke statistikat, et mis otsinguid kõige rohkem tehakse. Ja mingi 70-80% on BMW diiselautomaat või? 5. seeria Unicas diisel. Eks teil on siuke noorte suunitlusega leht ka vaata, et... Sa oled juba vana inimene või? No mina olen vana, jah. Ma ootan ainult seda hetke, millal te välja selle kuulutuste osa teete. Siis äkki väljad müüvad ka, et siis ei seisa siin laos. Aga me teeme see ainult sulle. Sa üksi saad müüa seda. Jah, no see oleks hea valik küll, ma arvan. Aga mis sa nüüd nagu teed selle? Võtad rehvid maha, pesed, värvid või? Ei, no siis lähevad sinna appemasinasse ja siis läheb uus värv selga lõpuks. Mis sa arvad, palju maha müüd lõpuks? Kas siukseid ostetakse ka või? No kunagi osteti vähemalt, nii et ma arvan, et küll ostavad praegugi. Ma arvan, mingi 4 sotti saab. Ja siin ongi nii lihtne. Tood oma vanad väljad siia, tuua tasemele. Noh, tehtud. Et need on ikka ju väga ilusad ju. Veits tolmused on. Aga ei, väga ilus värv ka ja ma arvan, et... Ei, no sinna sobib hästi. Ja nagu esimene emotsioon. Esimene emotsioon. Välja emotsioon. Välja reveal. No, need sobivad küll siia. Idekad ju. Mis sa mõtled praegu? Miks need pistikud siin all praegu on? Et teised olid ka? Üleval. Miks? No stroolil on üleval need. Kumbale poole ma keeran seda nüüd? Keerame sellega pooleks või? No, oht on. Võtan ta lahti ja vaatame, kumbale poole ta keeratud on. Selle jupi saime Carveist. Nüüd on nagu reaalne võimalus, et me keerame ta
kuidagi ja siis pärast keerame selle uuesti katki või? Jah. Jah. No käis kõik lõks ära. Ei, nüüd läks see lukusti sisse ja nüüd peaks olema, see peakski olema õige koht. Sest nüüd see lukusti läks sisse. Tundub hetkel. No! Ei, juba on seal igast asjad ees. Signaali teeb ta? Töötab. Ega mingi... Ja, paneme korra taha, jah. Praegu vähemalt nii palju töötab, et... No tules ei saa nulli panna või? Ei. Seda enne veel. Paneme korra arvuti taha. Okei, nüüd hakkas need ka tööle. Äkki ta oli voolu vaja natukeseks. Võib-olla. Oota. Vaata mingi rooli asi. Rooli asi on ikka see. Ja siis oot, midagi suitseb juba. Ja kus kohas? Siin. Juba hakkas suitsema jälle. See on mingi muu asi siis ju. Praegu nägid, kus see auto seis koha peal tahakas käis 2000, 1000, 0, 2000. Hakkad pumpama kohe. Me korda läks ju korraks. Me rääkinud sellest, et see uuesti metsa või minna. Ei no jah, panna uus lint on samamoodi ju. See on mingi muu asi siis ju. Äkki kuskilt tuleb mingi ülevool või ma ei tea, mis asi. Sihukest asja annab otsida ka. Kõik asjad hakkasid oma elu elama. Nüüd suitseb sealt seest ikkagist. Oota, ma võtan ta käbe lahti. Äkki peaks sealt kogu selle tüki uue tooma. Kuigi ma arvan, et see on mingi muu nuss kuskil. No, ei, aga niimoodi töötab, vaata. Tere ta nagu siit sees suitseks, jah? Tuleme siia autot komplekteerima. Nüüd hoopis teeme demontaaži. Otsime väikse pea ülesse, parandame ära. Ja on olemas. Aga vähemalt on paugupill. Praegu ei suitse. Praegu on need tuulid ja kõik asjad on ilusad ju. Rool pole järgi ka ju. Sai pihta ju. Pistikud on taga, rool on peal, ei suitse. Mulle meeldib, kui vead ise korda saavad. Mis meil toimub siin? Praegu siis adapteerime vahekasti sinna BMW-l. Aga mis taga juhtus? Mis siin ikka juhtus? BMW saatus vaata. Auto on katki ja Marko Bremsi garaažis. On nii Bremsi? Osta Volkswagen Golf endale. Super. 5 aasta jooksul ainult EGR läbi 130 €. Ma olen sõitnud su Golfiga. Iga nädal mingi diisli. Ja muideks Marko Linnu ütles, et väga hea on sellega sõita, keegi vahisin vaata. Aga noh, tegelikult OZ Racing OE väljad on all, vaata, 7 tuuma. Aga ma sõitsin 5 kilomeetrit, tuli kohe ette ülisurve 0. Jaa, mul on seal see auto kauge kell on selline pandud, vaata. Et ma ei usalda seda Vaagi originaalaju, vaata. Et auto kauge, TPHP, Olavi Telviku, kes saab. Aga jah, saame korda või? Muidugi saame, võib-olla. Siin ongi kõik sellega, vaata. Elementaarne asi, vaata. Vahekasti õlivahetus ongi tehtud, noh. Kanstaga originaalõli, OE, noh, mis saab, noh. Ära Baltist osta, seal on mõttetud hinnad. Purgis. Sõit korda või? Muidugi, ratas alla ja sõitme. Ühesõnaga meil lõpuks olid vead tegelikult siuksed, et roolilint oli katki, akumassi klemm oli lahti. Aga ja miks? Siis Armin tegi veel väiksed adaptsioonid. Ja vist toimib, kui need rattad alla panna ja sõitma minna. Näidud ära, auto hakkaks ennast uuesti õppima. Aga huvitav, miks ta suitsema hakkas? Aga ma ei tea, miks ta sealt suitses. Nüüd on kvatra aina peale X. Aga seda oled näinud, Arvin või? Kuidas? Rooli vahelt suitsed? See on normaalne. Mul kunagi läks Järve-Selver ristmikul Viper põlema nagu kapoti alt. Siuke kliendi auto, vaata, mitte midagi osanud teha, vaata. Lihtsalt pilli põleb seal kapoti alt. Põles maha või? Ei põlenud maha, inimesed jäid seisma, kustust ära, vaata. See vesimetanol voolik läks katki kollektori peale ja siis. Aga noh, suht siit tunne, vaata. Ja nüüd tuunima. Ongi. Siis paned naised ritta nii. Vaatad, mis ülevalt alla ka veel hea vaadega. Armine, saad tõstuki ka korda teha, mul veits jumpsib see. Siuke paneks mingi mussi taha, vaata, mõnus väike põks. Tava. On meil üldse vaja panna neid alla või? Ja korra oleks vaja välja ajada, vaata, ja vaadata, kas toimib. Davai. Ma oleks seda arvutit vaja, nüüd ma võtan arvuti. Katki või? Midagi on pahasti ikka, jah. Ja mis ta on?
kui ma teaks, siis oleks korras juba vist. ja siis otsime edasi. Jah, vahepeal vilgutab ikka neid tulesid seal armatuuris. Muidu sõidab või? Muidu sõidab jah, ma ei tea. Aga kuula seda, kas sumpa on ka kuskilt lahti või? Mulle tundub küll jah, kas lahti või lekib kuskilt midagi õrnalt. Ta võttis sumpa alt ära ju. Jah. On tuure korra või? Äkki on uued tihendid sinna. Käib pauk. Siit eest kuskil mingi tihend tekib jah. Jah, kohe aga siit kas ei või olla, et on lihtsalt lahti või? Ei võib olla ka, et jah. Nojah, uurime edasi siis. Seda tšeki seda piiti või? Kaua pill seisis? Ma arvan, 6 aega seisis. 6 aega seisis ja see on päris linnupesa ju. Pannile panna 4 mõned. See peaks olema Stansi pakk, vaatame, mis siin sees on siis. Noh, neid meil oligi vaja kohe. Udutuled. Kuule, näe seda, neid oli ka me just arutasime, kas on 2 tükis neerud, aga täitsa 2 tükis. Ops. See on nagu F-i kuradi see stiil, jah. Eks külge saame, siis saab päris vaadata, mis see just autol välja näeb. Siin on vist kõige olulisem asi või? Ops. No. Palju madaldust on. MTS-i vedrud ja ega siin vist peale ei ole seda. Igal juhul seda oli meil väga vaja, kuna velg on vaja ikka istuma saada kuidagi. Hakkame kohe paigaldama ka neid asju või? No, kuule, väga solid ja. Meil oli üks hästi tuus asi ka veel, ma ei tea, kus sa siin panid seda. Mis asi? See taga tiifukas. See on see universaalne või? See on ränk, seda me küll alla ei pane. Miks? Kus see on? Selle kirjas. See. Ai, vaat seda raisk. No see on ikka. Silver, see on sinu tuuning või? Mida? Vaata, panen selle siia. No see on ränk. Teistpidi ei ole või? Ei ole. On ikka? Ei ole. On. Niipidi üldse ei lähe ju. Ei lähe, aga teistpidi ka ei läinud. No ei lähe. No tegelikult, kui ta on ju sees just vasta maad ja kui siin on mingid ilusad mustad, noh, kurat, ma ei tea. Ei ole, no see on ikka täielik porno ju. Gert, räägi, mis me tõime? See on juba nüüd siis 3. tükk, mida me hakkame läbi põletama või? Mida me läbi põletame? Roolilinti. Aga miks? See on hea küsimus. See on mõistatus vaatajatele, kellel on olnud siuke asi, et roolilint läheb kärssama. Nii, et rooli vahelt tuleb suitsu. Ja nüüd me arvame, et kuna massijuhe oli lahti, siis äkki ta kärsatas selle ploki läbi ja siis kärsatas lindi läbi. Siis me vahetasime lindi ära, aga siis alune plokk oli juba kärsatud ja kärsatas uue lindi läbi. Nüüd on uus variant, et me nüüd paneme kogu komplekti uue ja kui see ka läbi kärsab, siis meil ei ole rohkem võtta ka neid kuskilt. Nii et stay tuned. We have a problem. Udutuled ei tööta. Tegelikult töötavad, aga meil pole õige pistik. Võtad selle Hiina uduka, siis seal on teine ots on seal ja siit äkki me siit nüüd me nüüd leiame siit kullapadast ühe, mis toimib. Mis te teete siin? Ega me ise ka ei tea. Avastame E90. Mis te teete siin? Kontrollime juhtmestikku. Miks? Igaks juhuks, et kõik oleks korras viimasel ajal. Hästi. Ei, see lihtsalt, kui sul mingi säde sinna peal lendab, vaata, siis sul on see plastikpõlend ja sul lähevad paar juhet kokku, sul sama see keevitusmetall nii-öelda, mis jääb. See juba tekitab lühist ju. Põhimõtteliselt jah, kus sa nüüd leiad seda reiska? No ega me peame vist kõik lahti võtma, ega siin muud võta mis nüüd välja siis? No ei ole vahet, selle me võtab välja siis 4 põlti ja 8 põlti kokku. Sest kõige hullem on see, kui me paneme pärast uuesti selle peale tagasi, siis täpselt sama probleem vaata. No. Mis Gert ütles täna? 2 öösel? Miinimum või? Miinimum. Ma arvan, see on optimistlik. See oli nagu hästi öeldud. Noh, Bremd. Mida noh? Tööle ka lähed või? Reisin seal, aja püsti ja tööle tagasi. Ei, lau, see on ülemuste laud, et
ülemuste laud, sa oled väga kaugel siin töökojas mingist ülemuseks. Kohe vaata, mis ma su tundidega teen täna. Brems -7 tundi. 40 tundi 24 tunnise tööpäeva jooksul kirja. Tead, kui me nii palju ei räägiks, oleks meil see auto valmis juba. Sa oled see ainuke jutumees siin. Ma varsti tulen appi. No davai. Ma ei ole siin ka seista. Sul ei ole seda otsa sees, ma ütlen sulle vist ära. Näe, juba tükerdab mingeid asju. Persas juba, jah? Aga no see on see 4x4 türa, no kuidas see saab seotud olla mingi rooliga? Ta roolimärki pole visanud näiteks veel. Aga need spido asjad vilguvad. Ikka sama. Ei, suitsema ei hakanud praegu. Eelmine kord ei hakanud ka nii kiiresti. Aga spido vilgub, no. Ma räägin poistele terve päev juba, et kõik vead hakkavad massikaablist. Ja nüüd kell on 7. Nüüd nad avastavad selle, et kontrolliks massikaablit ja massikaabel on suht aamen. Võtame nüüd ära selle ja teen puhtaks ja siis vaatame edasi. Nurga tagant see sinna ära. All day one problem. Maybe now solution. Solution now. Maybe. Leitud või? Aga siin on paar seda kiudu ainult katkine. See ei saa mõjutada või? Aga ma arvan, ta mõtleb seda juhet ju. Seda juhet, jah. See on pisik, aga kuhu ta sealt edasi peitu jookseb sealt tagant? Lähebki sealt üle see sama plastik, mida te ennem seal kangutasite, mis üle paagi läheb. Ja siis läheb uuesti akukasti ja läheb sinna. Ja siit eest ta läheb sinna alla, läheb vaata selle pluss klemmi alla läheb 2 juhet ja meie peenike. Ma lihtsalt korra küsin, võib-olla loll küsimus, kas nii ei saa, kas sul ühe sükest pikka juhet ja asendame selle korra? Lihtsalt, et ma testida. Niimoodi annab signaali ja massiga annab signaali. Pane kabo alt sellest, vaata. Tõmba sealt, see on nii pikk küll. Vaata see originaal massi koht seal nurga peal, vaata. Küljes, jah? No nii, päev on kuskil poole peal omadega. 13 tundi siis toimetanud. Ega meil seda elu lihtsaks ei tehta selle loosi autoga, ütleme ausalt. Nii on, pill veel ei tööta. Loodame, et leiame lahenduse. Aga homme tuleb elektrik, loodetavasti. Vaatab asja üle. Ehk ka lõpetab ära. Paneb ilusti käima, tegema. Uued kettad ka all, ilusti ja madaldusvedrud. Vaata lähevalt. Hopsti, kaunis, ilus, punased madaldusvedrud. Taga 20, ees 30. Mis asi 20, 30? Madaldus või? Madaldus, jah. 32 ju? 32 ja 50. Ei lõpus nii. No ühesõnaga, mingid madaldused on. 32 ja 50. Siin ka ilusti. Näha. Aga jah, udud oli sealt läinud. Need on nähtud? Need on nähtud juba. See on smoked. Meil oleks vaja juba pill nagu alla lasta, siis nagu full reveali teha. Mõtlesin, et siit tuleb mingi vau. Kõna lootsin, et keegi ei ole mitte midagi. Täiesti vaitjaid kõik. Lükkame ära. Lükkame ära lihtsalt. Tõmmake. Läheb. Enne loosi siuke ärevus. Noh, me oleme uues ruumis. Jah, oleme küll. Sellest nüüd hakkavad külge minema küljelaiendid. Tuleb autole hooldus, sumpsile uued tihendid, vahekasti õlivahetus. Lähed appi ka või? Jaa, kindlasti. Selge. Järgmine klipp on see, kus Kaspar on abil. Kurat, mingi pool aastat tagasi vahetati ma saan aru. Tegime kaua. Sa oled maitsenud, see on nusutsid. Ma vaatan peale, et kaua. Brems leidis ühe pistiku, meil on vastus olemas, äkki kogu see elektrikamm on sellest. Esiteks, Kaspar, saad mulle võlgu 10 käte kõverdus. No need peab ära tegema. Yeah. Ja kui nüüd ongi selles pistikus asi, siis Gert Taavik annab oma M2
Bremsile päris Porschest oli. ma olen kuuks ajaks Porschet kasutada. kus see kaabel on siis? praegu aga meil piisab mõttelinnu ühest massist ja see film käib. Nii et sa oled väga julge. Siin on mingi moodul ja siin on pistikuauk. Mul oleks vaja nüüd seda peeglit. Oi, tere. aga suht reaalne võib olla, et on siuke asi, et mingi pistik ei lahti. Neile ongi. Sest väga reaalne on see, et kuradi ma praegu vaatan, et siit kuradi pane need rohelised võtmed laua peale ära. Sina hakkad laudaga siin tööl käima, siis räägid kõik neile ära. ei. Oota, aga vastupidi peab olema, kui ei lähe korda. Ainult mul on kaotada. Mis kaotada? Oot. X4-ga paugutada kuu aega. Mul on mõlemad pidi kaotada, kui korda ei lähe, on ikka auto käibki. Ja kui korda läheb, siis ma annan teise auto ära. Türa, kui vähe siin ruumi on, aga GT3 nimel ma panen selle sinna külge nii. Kaava ka sulle anda viid nädal. Aga ma olen suht kindel, et see ei fiksinud. Ehk siis sai X4 endale või? Ära Aavik hakka küsima, et mul olid diilid juba paigas. Diil on lukus, kuu aega ja kuu sissetulek. No, et kuu aega saan linna elu elada. Ma pean sul last minu kasvatama. Ja, ei hakkad see. Sa ei saa sellega hakkama. Nele istub kodus, tool on kõrval istuv peal. Nii, airbag ja 4x4. Oi, kui mõisaan olla praegu. No, töötab. Jaa. Võitled pane siia kohe laua peale. Ammu juba tahab sügma. Proovi korras või? Oot, ei no ennem oli ju. Ei no tahab ka asja rippuda. Jah. Ja see ei käi ju, laelampid ei käi. Ainult 4x4. Ja see võib olla nüüd lambis see, et ta tahab sõita, nagu Armin ütles, mingi sõitke. Aga proovide ring. Aga seda rooli asja saab ka õpetada. Jah. Ühesõnaga, tegelikult võiks panna sellega sisse, saab päägi tulest. Aga pane vaata nüüd, et ei diagnostud, kustute ära, kas tuleb need FFD-rõid ja asjad tagasi. Või Marko, sa kuidagi näost juba punane. Ei, ma ei näe, et auto korras on. Aga no, ja mis ta on näost nii punane, mul on tunne, et see kuu sissetulek on päris korras. aga mõtle, me eile ju vaatasime ka neid. Mine perse, GT3 pealt kuu aega X4-ga on ikka masendav. Aga mul on praegu jube mõnus siin. Ongi korras või? Ei, aga praegu kõik asjad. No vaata, paneme tal lihtsalt süüte sisse, nii nagu ta ennem tiksus. Kas saab elektrikule helistada, et ei tule või? Isa ka töötab ju. See väike kolmene ka töötab praegu või? Jah. Mine. Nad on terve Tallinna elektrikud läbi helistanud. Mingi vend sõidab siia. Naisega ära räägid, et kuule, Prosecco eest oled nõus täna ära canceldama selle teidi. Kuule, aga helistad või vara natuke või? Jah, vaata, korras ta teeb mingi ringi äkki igaks juks. Ei, no tundub korras ju. Hetkel tundub küll korras, jah. Teeb mingi väike ring veel. Aga mis see pistik see oli muidu? Ei ole enne aimugi või? Türa, mingi suvaline, no põhimõtteliselt on... Aga äkki sa andiski massi kuhugi sinna või ma ei pistik ei saa anda vist? No mingi moodul on siin jalge all. Mis iga, türa. ABS-i mood, ei kotsi, ei ole. Preemis, kas see praegu see BEM on enim teenivam projekt sul olnud? See on siiamaani kindlasti parim projekt olnud, jah. Et 2-päevase töö eest saada ikkagi mõne mehe 2 aasta palk. Ja näe, ütlebki, et tahab steering angle sensor adjustmenti, all-wheel drive. Tähendab, tal ei ole seda mingi torki, ei ole specified, aga see on history nüüd. Aga need ammu tõmbleksid seal. Jah. Ja see on raadio mingi blind activation, no ühesõnaga see on mingi lambi viga, mis võib olla, ma ei tea, X4-le panen praegu taha on ka arvatavasti. Ja taga ride height sensor faulti, aga ride height sensor on jäi eile lahti meile sellest. Selle peab külge lükkama enne, kui sõitma läheb. Ma panen clear. Ja side marker ka, ma ei tea, kas kui ma panen suunda, kas sealpoolne tiiva peal tuli. See on läbi vist. See on läbi, aga siinpool töötab veel tiiva peal suund. Okei, siis on lihtsalt see pirn sealt arvatavasti läbi. No praegu, kui ma ära kustutasin, jääb ainult siit pealt hetkel. Tule. Päris looga ära või?
Lint sul vedas. On või? Tal oli 20 mindine kuradi see lavaka kursus. Oota, aga mis tegelikult? Tegelikult see oli üks Jarmo või see, kõige nõrgem nendest nii-öelda vist. Rauno kästi. Või Rauno. Miks seda pole vaja? Ei ole jah. Siis ta läks sinna jalgade juurde, vaata. Ütles, et siit pole kiivitatud midagi või? Me olime ei, sealt, et kuidas piltide järgi ei kiivitatud sealt nurgast midagi. Ma korra vaatan. Tõmbas nagu kogu selle jalgade esise, kus see viltu on, vaata see vaip. Tõmbas selle ära ja seal 200 suurt massi seda oma poltidelt keeratud. Lihtsalt ei olnudki üldse küljes. Vaata, kui jaoks tuju läks käi. 100 killi ei tasku. Aga GT3 on ikka ära. Aga see on, ma kuu sissetulekut ei taha, see on pohku ja see on nii väike sul nii. Miinimum palga pealt elab. Aga vaata, selle venn on täis fiasko praegu. Ta ei saa aru, mis toimub. Ei, no see nüüd ei ole. Aga see pistik oli legit, ma ei teadnud, kuhu see käib ja siis ma hakkasin otsima, et seal peab mingi koht olema. Panid ta kõike kuhugi või? Jaa, ei, ta päriselt ongi nüüd õige üks kohal. Aga see oli enne seda pistikut oli juba. See vend oli 7 minti, ma arvan, seal jalgade juures. Aga kuule, paagi need äkki kinni või? Palju need kinni asi kohe töötab. Miks me ise neegi neid? Sest vaata. Nii kaugele seda jalgade esiosa ka veel sealt ära nagu. Ja Aavik piltide pealt ei näinud, et sealt oleks ka keevitatud seda jalgade alust osa, vaata, et ainult karbi osa nagu. Pildi peal nägin ainult, et seda poolt tehti. Ja see üks pistik oleks sitaks ägedamad. Kuule, aga nüüd räägi kogu probleem ära. Mis sul üldse Pärnust toimub üldse? Ei no Pärnust hakkasin tulema, sain auto kätte. Roolilint hakkas suitsema suht juba, kui Pärnust välja sõitsin ja siis hakkas signa tööle. Arest sõitsin läbi niimoodi, et signaali peal. 70 ala võtsin hoo maha, inimesed vaatasid seal bussi pealt siis. Ja siis tuli suits, tuli salongi niimoodi, et oli juba kärsakas oli üleval ja siis ma jätsin auto tee äärde seisma. Siis ei läinud käima ka kohe, mingi 5. korra peale läks käima äkki. See viga oli sellest, et taga akul oli -3 oli lõda. Aga ma ei hakka, siis ta läks mul käima ära ja siis vaatasin, et okei, davai, et lasin veitsa käia, vaatasin suits nagu kadus ära ja siis tuli edasi, aga siis kustus kõik speedoblokk ja speedoblokk, vent ei töödanud midagi, raadiost ainult seal töötas, suunad ei töötanud. Korraks jäid kojamehed ka keset akent, aga ühesõnaga oli jah, tekkis oli ja tundub, et nüüd ikkagi suhteliselt lihtsa vea leitsime üles. 2 massi. Mitte meie, tänud Raunole, kes pane vaatajatele väikse selle või? Kui pilli keevitate, siis vaadake ikka juhtmete massid üle pärast. Mass on oluline. Tähendab, kõik oli õigesti tehtud. Keevitades oli kõik ilusti eest ära võetud. Aga 2 väikest massi oli ununenud tagasi panna, mis siukse laiali lammutamise puhul võib ikka juhtuda. Sa tead, kuidas mass liigub või? Ja nüüd saab härra Linno rääkida, kuidas mass liigub, sest ta on meile 2 päeva seletanud, kuidas mass liigub. Rahulikult. Ja praegu ta ei liikunud üldse. Ühesõnaga loosi auto võitjale. Me otsisime 1,5 päeva muret, mida tegelikult ei olnud. Lihtsalt asi oli sees, et 1 või 2 pisikest massi või suurt massi juhet olid lahti, nüüd on nüüd kinni ja auto on ideaalne. Mind pandi tanki, sest et mu kolleegid tellivad toitu endale praegu. Aga suures pildis eilsed elektrimured leidsime üles, tegelikult ei olnudki mure. Oli lihtsalt kundepoolselt jalgade all oli 2 massi oli lahti ununenud peale keevitust. Ja meie eile otsisime 7 tundi erinevaid juhtmeid asju, helistasime läbi neid, vaatasime kus mida. Aga lõpuks tuli targem mees, ütles vaadake korra sinna, tegi vaatas hops korras. Kindlasti meil tulevad veel teised väljad, meil on olemas, te olete võib-olla mõnes videos juba näinud, aga me hetkel ootame refi-punktist. Meil on siin on äge siuke lipp on küljes. Praegu jubedalt sumpade pealt, aga TPAP-st käisime, täna saime paar toru juurde. Prems teeb meile väga siukse maheda sumpa. Homme tuleb meil siia ka siuke äge teistsugune tifukas veits, mis teeb selle luki veits ülbemaks. Madaldus on meil all, härra autojumal on roolis, M-istange on ees, üles ja muidugi äge asi on see, et meil kõik asjad said ilusti värvitud kapas ja tagatiivad, ma ei tea, võib-olla mõni parem silm on tähele pannud, võib-olla ma juba maininud ka. Me lasime niimoodi keevitada, et siia keevitati esimesed tiivad, ehk ta on kindlasti laiem kui tavaline E90. Ja kõik ilusti värvitud ja kõige suurem asi, mida tänaseks juba siin all peidus, põhja alt on kõik uus. Karbid on uued, kõik rooste, kõik asjad tehti uued nullist käsitööna. Ja siia tuleb ka meil siuke äge väike küljelaiend. Nii et varsti näete kindlasti reviili, võib-olla näete see video veel mingit paari klippi. Võib-olla ei näe, ma ei tea, kus me selle kokku lõikame. Aga varsti tuleb Kaspar Kaabel ja teeb full review of the car.
Prems, vajuta gaasi. Eva Randalu, Törkpasterit, me oleme praegu siin. Autokultuur, Stance, Refi.tphp, Slammet.eu, Kappa Motors, Kaspari Keretööd ja Kauritel Motors. Ja kindlasti ka Pikmil, kes nüüd ütleb, kleepsud välja tegi. Bomba! No, tule tõmbame linti. Tule tõmba. Ma võtan siit poolt üle siis. Maasikas ju, no võta. Tuleb. Aba! Pill on nii läikes, et kõike, mis ma filmin, on peeglid ka nagu näha. Aus ju. No, paneme selle ka rivilina. Tõmba madalat vist mööda seda edasi. Aba! Kurat, ei ole hullu midagi. Sealt näeb läbi küll. Päeva. Mööda. Nii nappi. Hüppet. No, Kaspare. See on ikka täitsa ju. See on nagu uus ju. Automoodi. Täitsa. Ma mõtlesin, hakkame sisu vahetama. Ma ei taha ropendada, aga täitsa perseks, kui uus see välja näeb. On küll, jah. kas on nagu puhta autolõng ka või? On muidugi. Kuule vaata, isegi need matid on päris ilusad ju. Mingi mustriga matid. Enne see küll mingi mustrit näha ei. Ei, ka päris hästi. Näita nüüd enda viskeoskust. Oi. Koduväljakul suht kehva ju. Kuidas on? No väga hea. Avastasime seda, et natukene klaasipesuvedeliku toru on lahti jäänud. Aga see on mõne minuti pärast korras ju. 2 minutit tehtud. Aitäh! Aitäh! Järgmise autole! Nii mahe hääl on praegu. No nii, oleme uuel Slammet.eu kodulehel, vana Car Styling, võtame siit loosiautole kõik uued stanged, tagastange ja ka küljekarbid. Nii et hakkame lisama, ütle mulle, mida me täpselt vaja on. M-paketas, esistange. Põmm, see on olemas. Siis küljekarbid, keredetailid, küljelaiendid, M-paketas. kõik M-i omad, jah? Kõik on M-i omad. Davai. Ja siis tagastange. Siin ju valikut on, oota, ma kohe vaatan, siin on 863 vastet või tagastangega või? Vapsi. Nii, meil oleks vaja... No me peame mingi M... Võtame sama kohe, näiteks. Aga võtame M3 luukiga. Nii. Nii, olemas. Ja selle listi saadame siis Slammetile. Ja nemad saadavad meile asjad. Olemas. Järgmine koostööpartner. Siis stance.ee. Siit hakkame võtma, mis sul taga spoiler. E90 spoiler. Ette meil kindlasti vaja ka splitterit. Kindlasti. E90 splitter. Aga meil on M3 esistange, nii et me peame natukene vaatama, et meil sobiks seda hästi kokku. Võta neerud ära. Neerud saad ilusti võtta. Siis samamoodi diffuusor tagumine. M-Sport diffuusor. Udutuled. Need on olemas. Kuuleme. Ja Maxoni küljekarbi splitterid. Nii, need on kõik olemas ja võtame kiirelt madaluse ka. Madalus ka, jah. MTS ja 3020. Nii, veermik. Madalus-vedrud. Ja MTS tehnik. Ilust 3020. Kõik on samad põhimõtteliselt. Nii. Olemas. Ostukorv on selline. Põmm. Spoiler, neerud, tifukas, udukad, küljekarbid, madalusvedrud. Just. Ja nüüd paneme siis klipi, kus me paigaldame neid. Just. Pamm. No nii, nagu te nägite, siis saime Stance'ist veel viimase selle tüki, mis M-i stangele sobib. Peame seda veits moodima hakkama, sest see päris üks-ühel ei lähe, aga me juba vaatasime, et see jääb päris tuusalt see istuma. Ma arvan, see jääb väga bomba. Nii et... Praegu ei anna küll niimoodi edasi, aga ma arvan varsti valmis pilli peale. Teeme sellele kiire värvi ka, sest paneme siia musta peale ja laki peale ja vaatame siia taha ka korra. Prems juba installis selle ära. Kuule, see näeb päris hea välja. Ma ei tea, kuidas see kaameras on, aga... Aus. See on siis, ma ei teagi, see oli mingi mingi M-tifukas. Näita lihtsalt korra rahvale oma käes, mis sa TPAP-st said.
ega meil on siin kõik asjad korraga, sumpa, tifukas. Nii et Boom. 70-pised, kurat, aga need on siin, need on kiletükid. Noh, ma arvan, see jääb väga viisakas siia. No nii, me hakkame nüüd siin veel viimaseid tükke külge panema, aga me kõike siin videos veel ei näita, sest juba homme tuleb Kaarsvit Kaspar, kes hakkab full reveal'i sellest autost tegema, aga meanwhile minge juba veego.ee ja pange kuulutus üles, et see pill endale võita.